Siin ma tutvustan nüüd üsna äsja valminud liivapaberi lint lihvimise masinat. Ma ei tea, YouTube'ist tuli idee ja seal nimetatakse neid nii inglise keeles kui vene keeles grinderiteks. Paneme selle ilusa nime siis ka eesti keeles, et ta on grinder. Temaga saab lihvida erinevaid metalle, muid materjale. Ja nüüd, kui ta on valmis saanud ja ma olen natuke saanud proovida, siis teda on tõesti igasuguste tegevuste juures tõesti vaja. Millest ma siis selle tegin? Keevitasin kokku erinevatest terasprofiilidest. Siin on elektrimootor, mis kogu seda, kus seda liivapaberi lintsüsteemi ringi ajab. See on 1,5 kilovatti ja 2800 pööret, 3 faasi. Eriti meeldib mul see sageduse muundur, millega saab 220 volti muuta 3 korda 380 voldiks ja muuta sagedust 0 kuni 400 hertsini. Ja sellega ma toidan seda 1,5 kilovatist elektrimootorit. Start ja pidurdus on sujuv, saab jälle programmeerida aega, millise aja jooksul ta oma maksimaalsed pöörded saavutab. Paneme praegu siit 50 hertsi peale ja lülitame käima. Nii et igasse kodusse tööstushool AliExpressi abil 50 euro eest. Teeme väikse lihvimisproovi. Panen käima. Nii, run. Ja panen nüüd kohe 50 hertsi peale. Ohutustehnika kõigepealt peab vaatama, kuhu need sädemed ikka lendavad. Tõsise töö tegemisel ma panen siia alla veevanni ja kõik sädemed ja metallipuru koguneb sinna veevanni sisse, siis ta ei lendu ka ruumis nii palju. Aga nii on võimalik igasuguseid metalldetaile päris korralikuks enda soovi järgi töödelda. Nii, kui ma keeran siit lahti selle kruvi ja selle mutri, siis ma saan selle kogu kupatus keerata. Töölaua saan muidugi ka lihtsalt siit ära võtta, panna selle vastavad nurgad, mis parasjagu vaja on. Ja siis on ta niipidi tööriist. Võtab palju paremini kui ükskõik milline käi. Nüüd ma saan kuni 2-meetriseid linte kasutada. Võtame tagasi. Standard on mingi 1,22. Nii, see liivapaberi lint liigub siis üle 4 trumli. Üks nendest on tünnikujuline ja ka pingutab ja ma saan siit reguleerida selle tünni kaldanurka, mis tagab seda, et see lint jookseb täpselt õieti selle töölaua peal.
Siit ma saan keerata liivapaberit aluse või töölaua nurka kuni 45 kraadi. Nugade valmistamiseks ma tegin ühe lisaabinõu. Kui noatera saab paigutada siia ühe pitskruiviga kinni ja siit saab muuta kaldenurka, et saaks kohe lihvida soovitud noa nii-öelda lõike terakalded. Siit saab muuta kaldenurka.